Võtame kokku Ankaras toimunud NATO tippkohtumise koos meie esimese külalisega. Stuudios on ühenduses ajakirjanik, rahvusvaheliste teemade kommentaator Aleksei Petši. Aleksei, tere! Tere, rõõm teid tervitada. Samad sõnad. Aleksei, millise peamise tulemusega NATO Ankaras toimunud tippkohtumiselt lahkus? Kas see oli siiski ühtsuse, solidaarsuse ja otsusekindluse tippkohtumine või nagu BBC kirjutab, segaste tunnete tippkohtumine? Ma ütleksin, et see oli segaste tunnete tippkohtumine, kuid siiski pigem positiivsemate tunnetega, eelkõige Euroopa jaoks. Sest see tippkohtumine näitas, et Donald Trump, Ameerika president, oli lõpuks see, kellena ta end näha tahab. Nagu ta ise naljatas ja ütles, et mina olen siin boss, mäletate G7 tippkohtumisel oli tal selline nali. Ja nüüd nägi see enam-vähem samasugune välja, sest Euroopa võttis lõpuks täielikult vastutuse oma kaitsevõime eest. Seda ei varja enam keegi. Eurooplased võtavad vastu oma enda kaitse-eelarved. Eurooplased käivitavad uuesti oma sõjatööstuse. Ja ameeriklased jäävad sellest kõigest natuke kõrvale. See tähendab, et muidugi räägitakse sellest, et ameeriklased hoiavad ikkagi oma tuumavihmavarju Euroopa kohal, kuid siiski mitte täielikult. Pange tähele, Prantsusmaa ja Poola peavad juba otseseid läbirääkimisi. Lõpuks on nad selleni jõudnud. Otsesed läbirääkimised selle üle, et Prantsusmaa kataks oma tuumavihmavarjuga ka Poolat. Just. Põhimõtteliselt ühtsust ma nägin Euroopa ja Kanada raames. Kui te loete lõppkommunikeed, siis mis puudutab Ukrainat, isegi rahastamine on seal selgelt välja toodud. 140 miljardit eurot. See kõlas ilmselt esimest korda, kui NATO abisumma märgiti just eurodes. Kirjutatakse, et 140 miljardit eurot 8 aastaks, mille eraldavad Euroopa ja Kanada. Ameerika Ühendriikide roll seisneb minu arvates selles, et nad ei sega vahele. Trump tahtis selles sõjas olla vahendaja, läbirääkija, moderaator. See ei õnnestunud päris hästi. Trump üritas Ukrainat millekski sundida, üritas survestada, aga see ei õnnestunud. Ja minu arvates on selle tippkohtumise peamine tulemus Ukraina ja Euroopa jaoks see, et Trump lõpetas segamise. Ma iseloomustaksin seda nii. Tippkohtumise lõpus ähvardas ta jälle kõik väed Euroopast välja viia. Meenutas taas Gröönimaad ja mingil põhjusel ründas jälle Hispaaniat. Ma ütleksin seda nii, ma proovin seda nüüd korrektselt öelda. Ameerika president hoidis end kaua tagasi ja siis lihtsalt kaotas enese valitsuse ning hakkas jälle sama retoorikat ajama. Sest ta ei suuda ikkagi kõiki vägesid Euroopast välja viia. On olemas kongressi otsus aastast 2025, milles on selgelt kirjas, et alla 76 000 sõduri ta ei saa Ameerika armee suurust Euroopas vähendada. Ta ei saa loobuda tuumavihmavarjust. Lõpuks on Saksamaa Tomahawkide lugu lahendatud. Nüüd ostavad sakslased need raketid ise, mitte ameeriklased ei paiguta neid Saksamaale. Lugu Hispaaniaga lõppes sellega, et vanaisa Trump karjus, noomis ja lõpuks kaubandusküsimuses ütles, me katkestame üldse kaubanduse Hispaaniaga, aga kui ta Washingtoni tagasi jõudis, ütles, hispaanlased küll ei hinda meid eriti, aga siiski suurendavad kaitsekulutusi, ei hakka kaubandust katkestama. Gröönimaa küsimus. Tuletan meelde, see teema kestab juba Trumpi esimesest presidendi ajast. Kui te aja tagasi kerite, siis ta rääkis täpselt sama ka oma esimesel ametiajal. Kõik oli täpselt samamoodi. Lõppes see sellega, et mitte millegagi. Siin me nüüd oleme, ta meenutab seda jälle. Seetõttu ütleksin, et see tippkohtumine oli Euroopale suur pluss. Tõesti suur pluss. Suur pluss on see, et Ankara, Türgi põhimõtteliselt lõpuks, võib juba öelda, et täielikult saab selgeks Ukraina toetajaks, selgeks pusletükiks Euroopa kogu julgeoleku arhitektuuris. Erdogan seda enam ei varja, ta teeb selge valiku. See vahetus S-400 F-35 vastu on väga hea märk sellest, et Vene relvad ja suhted Venemaaga ei ole enam nii olulised, et nende küljes peaks kuidagi kinni hoidma. Erdogan saab aru, et enam ei ole kasulik või täpsemalt see on kasulik Putinile, kui Erdogan mingilgi määral säilitab sidemeid Moskvaga. Mitte nii nagu see oli 10 aastat tagasi, kui Erdogan tõmbas nii Moskva kui ka lääne poole, valides selle multipolaarsuse. Ta püüdis olla sillaks lääne ja Moskva vahel.
nüüd saab ta aru, et seda pole tal endal esmajoones vaja, vaid see on vajalik Putinile. Seetõttu pöördub ta täielikult Trumpi poole, toetab tema ideid ja nii edasi ja nii edasi. Seetõttu, lühidalt öeldes, näen ma sellest tippkohtumisest Euroopale rohkem positiivset. Aga see, Aleksei, et Ameerika Ühendriigid ei sega vahele, kas teile ei tundunud, et sellel tippkohtumisel liikusime me sellest mittesegamisest sammukese edasi? Sest patriotide litsentsid, kaugrünnakute toetamine, keegi tõlgendas alguses isegi nii, et Rubio ütles, et hakkame peaaegu aitama, aga ilmselt oli see lihtsalt vale tõlge. Ja siis võimalik õhuruumi sulgemine kui julgeolekugarantii, see juba meenutab rohkem abistamist. Miks ma ütlen, et ta on kõrvale astunud ega sega, sest me oleme sellest juba saadetes rääkinud, selline kontseptsioon on olemas. NATO 3.0 seda tutvustas juba Mark Rubio Donald Trumpi valimiskampaania ajal. Ja see seisneb selles, et muide, hiljuti rääkis sellest minu meelest ka Mark Rutte, et tugevam Euroopa, tugevama NATO raames. Kui ma ütlen, et Trump sobib ja ei sega, siis ma mõtlen, et ta ei pane kaikaid kodaratesse, vaid annab tööriistu. Pange tähele, rahastamine on 0, nad püüavad maksimaalselt vähendada oma raha andmist Euroopa kaitsevõimele, kuid samal ajal annavad nad Euroopale tööriistu. Näiteks sama Patrioti tootmislitsents, pange tähele, ta ütleb otse, et te hiljem ei kurdaks, et me andsime teile liiga vähe. Võtke litsents, tootke, tehke, meie lihtsalt ei sekku sellesse. Sama lugu on litsentsi küsimustega, mille Saksamaa sai. Saksamaa sai selle Patrioti litsentsi varem, aga nad ei tootnud neid rakette pikka aega. Miks? Ja sealjuures on seal ka naljakas olukord. Probleem ei olnud selles, et neil ei olnud tootmisvõimsusi, vaid selles, et tellimusi polnud. See oligi probleem, sest ameeriklased lõid ise endale eelise ja panid tingimused nii, et kõigepealt toodame ja müüme meie ja alles siis võib-olla teie. Tellimusi ei olnud. Nüüd hakkab Saksamaa, praegu paljud räägivad, et jah, Patriot ja Ukraina oma tootmine tekib, jumal tänatud, võib-olla 2-3 aasta pärast. Võib-olla nii, võib-olla kiiremini, ma ei taha sellel teemal spekuleerida, aga juba on teada, et Saksamaa toodab oma võimsustel Patriot rakette Ukraina jaoks, kuni Ukraina seab üles oma tootmise. See tähendabki mitte sekkuda, sellepärast ma ütlengi, Trump, tema sai täpselt selle rolli, mida boss tahtis. Ta annab tööriistad ja ütleb kõik, tegelege oma kaitsega ise. Eurooplased nõustusid sellega ja võtsid need mängureeglid omaks, nad võtavad tööriistad, need on Ameerika omad ja nad töötavad nendega. Pange tähele näiteks neid radarilennukeid. Siin on AVAXid, mida kasutab kogu NATO blokk, need on alati olnud Ameerika omad, need on Boeingu lennukid. Mida kuulutati välja sellel NATO tippkohtumisel? Et Euroopa tellib 10 uut lennukit Rootsilt, ettevõttelt Saab. See tähendab, et nad lähevad isegi selles küsimuses üle oma enda lennundusele. Ehk siis järk-järgult, aga Euroopa hakkab täielikult ise endale toetuma, ükskõik kuidas see ka ei kõlaks. Samas jäävad ameeriklased ka alles. Ameerika ei kao kuhugi. Siin on suur viga arvata, et ameeriklased lahkuvad Euroopast, viivad väed välja, võtavad relvad ära ja nii edasi. Ei, NATO 3.0 kontseptsioon seisneb selles, et Euroopa, mis on pärast teist maailmasõda harjunud ja ameeriklased on selle mudeli neile põhimõtteliselt peale surunud, et teie arendate majandust ja meie kaitseme teid. Nii ongi Euroopa elanud palju aastakümneid. Aga on kätte jõudnud aeg, kui Euroopal tuleb mitte ainult majandust arendada, vaid ka end ise kaitsta. Ja olgem ka ausad ja objektiivsed. Ainult Ameerika Ühendriikide relvajõududele lootma jääda olukorras, kus sul on kõrval agressiivne Venemaa, kes juba korraldab sabotaaže ja provokatsioone Euroopa territooriumil, oleks väga rumal. Väga rumal, aga eurooplasi tuli kuidagi selleks suunata, lihtsalt seletada, et on olemas Vene oht. Kahjuks ei tea ega usu kõik eurooplased sellesse. Ja seda näitavad seal parempoolsed jõud, kes tegutsevad igas Euroopa riigis ja kes äkki räägivad sellest, et hakkame venelastega jälle sõbrustama ja koostööd tegema. Selleks võib võtta Donald Trumpi, kes ütleb, et kõik, kas kaitsete end ise või me lahkume ja jätame teid Venemaaga silmitsi. See sunnib tegutsema, see töötab. Te näete kaitse-eelarveid, te näete, et eurooplased on hakanud oma enda kaitsetööstusele keskenduma ja eraldama reaalseid vahendeid. Ja pange tähele, ameeriklased ei anna ju ka niisama tootmislitsentse.
kui hoolikalt vaadata, siis Michael Waltz minu arvates ütles seda, kui ma ei eksi, kes on USA esindaja NATO juures, tema on Matthew Whitaker. Ta ütles hiljuti, Matthew Whitaker, ütles, et jah, mitte... Matthew Whitaker ütles hiljuti, et eurooplased on hakanud eraldama suuri summasid oma enda kaitsetööstuskompleksi jaoks. On suur oht, et nad hakkavad nüüd kogu selle raha eest ostma ainult Euroopa relvi. Aga mis saab Ameerika kaitsetööstusest, mis on aastakümneid müünud oma relvi Euroopasse? Seetõttu nad annavad litsentse, seetõttu viiakse tootmine üle ja nii edasi, et jääda sellesse struktuuri ja olla samuti sellel turul samuti teenida. Seetõttu kokkuvõtteks veel kord. Kui ma ütlen, et Trump astub kõrvale ega sega, siis see ei tähenda, et ta lahkub ja teda pole üldse silmapiiril. Ei, ta on just see boss, kes andis tööriistad. Võtke, tegutsege. Eurooplased võtavadki ja tegutsevad. Meie olukorras, just Ukraina olukorras, on see ülimalt ideaalne lähenemine. Kui Trump ei taha rahastada, kui ta ei taha abi anda ja nii edasi, okei, lihtsalt anna tööriistad ja astu kõrvale. Me saame ise hakkama. Ja pange tähele, viimane asi, mida ütlen, viimase aasta jooksul, juba üle aasta ja Trump märkas seda ka, kui ta kohtus Zelenskiga, ta ütleb, võrrelda olukorda 2025 aasta veebruaris ovaalkabinetis ja praegust olukorda, see pole ju võrreldav. Ja Trump tunnistab seda, ütleb, siis kaarte polnud, aga nüüd on kaardid olemas. Aga mille tulemusena need kaardid tekkisid? Jällegi, olen küüniline, aga Ukrainal tekkisid need kaardid selle tulemusena, et Trump oli hõivatud sõjaga Iraaniga. Ja samal ajal häälestas Euroopa oma süsteemi, koordinaatsüsteemi, oma sidemeid, oma nägemust ja oma julgeolekuarhitektuuri. Ja me jõudsime punkti, kus nüüd Trump ütleb, Ukrainal on tekkinud kaardid. Ja seetõttu näeme me hetke, kui ta ütleb, et jah, löögid Moskva pihta on muidugi eskalatsioon, kuid see on see eskalatsioon, mis võib viia sõja lõpule viimiseni. Jah, aga see kontseptsioon mitte sekkuda Euroopa suhtes, minu arvates siin on väike erinevus. Asi on selles, et eesmärk, mille poole Euroopa liigub, see õige eesmärk, mille te välja tõite, see on veel mitu aastat ees. Euroopa enda inimesed räägivad sellest. See tähendab, et täna, vaadake, Euroopa ei ole veel täielikult valmis. Tänasel päeval, just praegu Euroopal oleks praegu pigem vaja sellist lähenemist, et Trump aitaks. Miks ma seda ütlen? Ma räägin kõigist neist luureteenistuste hoiatustest, mida viimasel ajal aktiivselt tehakse, NATO riikide poolt, sealhulgas võimalike Venemaa provokatsioonide kohta Balti riikide ja Poola vastu. Näiteks Leedus on praegu nii, et Ameerika sõjaväekontingent läks roteeruma, aga uusi pole veel saabunud. Just selles mõttes, kui siin NATO idatiival midagi juhtub, kas Trump hakkab kaitsma ja aitama? Ma arvan, et hakkab ja mul tuleb kohe meelde viimane juhtum, mis oli seotud Poolaga. Seal, kui mäletate, oli lugu, kui soomusbrigaad saadeti roteeruma ja USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et võtame selle brigaadi ära, eemaldame selle ja üldse pole vaja Poolasse kedagi saata. Ja kui uskuda Ameerika meediat ja Donald Trumpi enda avaldust, siis kui ta sellest teada sai, ütles Ameerika president, et poolakatega ei saa nii käituda, Poola sõpradega ei tohi nii teha. Ta kohtus Karol Navrotskiga ja lõpuks see soomusbrigaad läks sinna tagasi. Teate, ma ilmselt filtreeriksin kõiki poliitilisi avaldusi, mis kõlavad. Praegu brigaad, ütleme nii, kas me teame lõpuni selle brigaadi rotatsiooni tähtaegu Leedus? Ma ei saa võtta endale vastutust ja öelda, et tean. Võib-olla on see täiesti adekvaatne ja normaalne protsess NATO sees, kui brigaad Leedust ära viiakse. Võib-olla suureneb kusagil mujal kontingent, näiteks, rõhutan, tinglikult Rumeenias ja 3 kuu pärast on Leedus veelgi rohkem vägesid. Või me võime ette kujutada olukorda, kus Leedust viiakse ära Ameerika brigaad, aga sinna tuuakse üle Saksa brigaad. Kas me võime seda ette kujutada? Võib küll, miks mitte? Saksa brigaad viiaksegi juba üle tegelikult, jah. Ei, Saksa brigaad viiaksegi plaani järgi üle. No näed, just. See tähendab, et siin on raske öelda, et USA lihtsalt viib väed ära, viib minema ja nii edasi. Me ju räägime episoodidest, me räägime episoodilistest olukordadest. Jah, tõesti, kui võtta ja vaadata neid episoode, siis tundub, et ameeriklased lahkuvad. Ameerika on äri, see tähendab business as usual, nagu Angela Merkel armastas öelda. See ongi ameeriklased. Trump on business as usual lausa topelt. See tähendab, et ta üritab kõike rahaks teha. Näiteks taas see lugu Tomahawkidega Saksamaale. Biden tahtis need tasuta anda, aga Trump saavutas selle, et sakslased ütlevad, okei, me ostame need.
ja Merz teatas, et nad sõlmisid tehingu, et Tomahawkid ikkagi tulevad Saksamaale, aga ostetud kujul. See on isegi võib-olla parem Saksamaa jaoks, sest kui need on ostetud, siis saavad nad ise otsustada, millal ja kuidas neid kasutada. Ja mitte nii, et selle otsuse teeb ainult Ameerika armee. Seetõttu veel kord rõhutan, et alati tuleb vaadata dokumentatsiooni. Dokumentatsioon seisneb kahes asjas. Siin on NATO 3.0 kontseptsioon, mis seisneb selles, et ameeriklased suunavad oma tähelepanu Indo-Vaikse ookeani piirkonnale, kuid ei lahku Euroopast. Nad annavad Euroopale tingimusliku ülemineku perioodi, et Euroopa saaks järk-järgult üle minna oma enda kaitsele. Jällegi, me ei näe ameeriklaste täielikku lahkumist Euroopast ja pole vaja pead kinni haarata ja küsida, mida teha, sest Euroopal on veel mitu aastat vaja ümber relvastumiseks. Ameeriklased on juba lahkunud. Tegelikult pole ameeriklased veel kuhugi lahkunud. Nad ei ole lahkunud, seda tuleb ka tunnistada. Sama kehtib ka radarilennukite ümberkorraldamise kohta. See ei toimu praegu. Eurooplased on juba teadaolevalt tellinud 10 sellist lennukit. Seni jäävad 10 avaks lennukit ameeriklaste omad. Ma saan aru, et seni kuni Rootsis ei toodeta neid 10 uut lennukit, jääb kõik nii. Alles siis toimub asendamine. Just, see ongi see, mida ma näen ja lisaks veel teine dokument, see on jälle see, kuhu ma alati tagasi pöördun. Ameerika Ühendriikide kongressi otsus, mille praegune välisminister Marco Rubio läbi surus, et Ameerika armee alampiir Euroopas on 76 000 sõdurit. Ja jälle tuleb olla objektiivne, me näeme, et arv väheneb. Miks see siis juhtus enne 2022 aastat oli 76 000? Pärast 2022 aastat, kui Venemaa alustas täiemahulist rünnakut Ukraina vastu, see arv kasvas järsult. Ja Trump üritab nüüd lihtsalt selle taseme juurde tagasi pöörduda. Veel üks asi, pange tähele, et Trump kasutab seda teemat alati kauplemise vahendina. Kui Trump hakkab jälle rääkima sellest, et ta viib väed välja või jätab kõik maha ja nii edasi, siis jälgige alati ka seda, mis toimub majanduses. Kui te tähele panete, siis alles hiljuti selle taustal, Aleksei, meie aeg on veidi piiratud, nii et ma tahaksin juba kokkuvõtte teha. Jah, üldiselt vaadake, kui kokku võtta, siis kokkuvõttes paneme NATO tippkohtumisele plussi. Ma arvan jah, see on pluss Euroopale, Ukrainale kindlasti. Mingit tragöödiat ei juhtunud. Ja väga oluline on see, et Türgi samuti muutub. Me mõistame selgelt, et Türgi on täielikult Euroopa poolel ja ei ole neid Recep Tayyip Erdogani topeltmänge. Ta ei loobu muidugi täielikult sidemetest Moskvaga, kuid siiski ta loobub S-400-st ja võtab F-35. See on suurepärane näite Euroopa jaoks. See on vaieldav küsimus Iisraeli ja Lähis-Ida olukorra jaoks, kuid sellesse me nagu ei lähe. Me räägime NATOst. Jah, täna lõpus meil tulebki teemaks Lähis-Ida pingete kasv. Suur tänu, et ühinesite meie saatega. Aitäh teile! Head aega!